Tere, Elisa siin. Käisime täna oma iganädalasel shoppingu tuuril, mida me siis teeme laupäeval või pühapäeval ja käime siis peaaegu iga kord käime Rocca al Mare Prismas ja siis vahepeal hüppame ka Mahemarketist läbi. Ja mõtlesin, et näitan siis teile, mida me ostsime ja mida mu siis külmkapp sisaldab. Ja siin on asjad, mida ma ei hoia külmkapis. See on puuviljad, mõned juurviljad, et puuviljad ei pea külmkapis olema, kui siis just nad ei ole väga küpsed ja te tahate niimoodi neid säilitada. Nii, siin on mul siis, saime jälle mandariine, siis mõned viinamarjad, avokaadod. Siin taga on ühed õunad, mis ma sain oma sõbranna käest. Siin on ise tehtud õunamahl. Siis siin on mõned banaanid ja siis siin on peet, mis ma teen tavaliselt mahlaks, õunad, apelsinid, pirnid, praegu on hästi head pirnid, siis mõned granaatõunad, siin on veel ühed tatlid järgi, kui me sügisel tellisime neid kambaga, et siis on mõned siin veel järgi sellest ajast. Ja siin on siis natukene rohelisi lehti, mis ma sain Mahemarketist. Need on hästi ilusa värviga, kohe kutsusid sööma. Ja siin kõrval on mul siis mõned jahud. Kuna mu köök on hästi väike ja mul sinna midagi enam kappidesse ei mahu, siis ma joon oma jahusid siin. Ja praegu ma siis katsetan erinevate gluteenivaba jahudega. Teen mingeid leiba ja täna hakkan näiteks wrappe tegema. Et siin on näiteks maisijahu ja kartulitärklis ja siin on siis, mis jahu see oli nüüd? Tatrajahu, siis veel tatrajahu, riisijahu ja siin on siis rukkijahu, millest ma teen, vahepeal teen rukkileiva. Et kuigi see ei ole siis gluteenivaba jahu, siis ikkagi vahepeal teen sellest ka leiba. Ja siin kuskil tooli all mul siis suur pakk tatart. Nii, vaatame siis edasi. Siin on minul, võite vaadata ilusat vaadet, mis mul aknast avaneb. Et ma elan Stroomi rannas ja täna on hullult mõnus ilm ja soe ja kutsub lausa välja. Ja siis siin aknalaua peal on mõned asjad veel, mis ma ostsin. Et see ei ole nüüd toiduasi, aga ostsin omale siuksed uue juuste šampooni. Et ma ei ole seda varem proovinud, aga lihtsalt vaatan, et kas mulle meeldib see või ei meeldi. Ja ostsin sellest Mahemarketist ja tavaliselt ma ei kasuta balsamit, aga ostsin seekord siis balsamiga prooviks. Siis siin on toorkakao või, et mõtlesin teha seda äkki mingit šokolaadi. Toorkakao mass on mul olemas. Ja siis siin on üks leivasegu, mis on siis gluteenivaba. Et jällegi ma ei ole seda varem proovinud, et lihtsalt tahtsin proovida erinevaid retsepte katsetada. Ja siis siin on erinevad seemned, chia-seemned, kõritsaseemned. Sain ka vaniljet Mahemarketist, siin on ka erinevad pähklid. Vot niimoodi. Ja siin on siis minu blender. Nagu näha, mul ei ole mingi hullult äge, mingi kallis blender. Ja siis siin on minu nui, mis mu mees tegi mulle. Et seda nuia siis kasutan koos selle blenderiga ja aitab siis teha siukest tahkemaid asju hästi peeneks, ilma et peaks mingit vedelikku sinna sisse panema. Nii, ja siis siin on kellegi mandariinikoored. Ja siis näitan siit ka, et need on minu kuuseokkod, mis mu isa tegelikult metsast tõi ja siis kuivatas ära lihtsalt ajalehe peal. Siin on mõned siuksed maisileevad, vahepeal mulle meeldib neid süüa. Ja siin on siis rukkileib, mis ma tegin ise. Aga kuna ma üritan praegu gluteeni vältida, siis ma seda rukkileiba väga ise süüa ei taha, sest mul pärast tihtipeale kõht on natuke korrast ära.
ja siis praegu ta on siin olnud mingi nädal aega vist juba natuke kõvaks läinud ja mõtlesin, et siis äkki proovin pärast teha sellest mingi ägeda magustoidu ala nagu saiavorm. Ma teeksin siis sellise leivavormi. Nii, siin on minu Hurom mahlapress, et see on nüüd siis aeglane mahlapress ja sellega teen vähemalt paar korda nädalas mahla. Nii, siin on mul siis riiul, kus mul erinevad mingid maitseained, ürdid, mingi pärm ja kõik, mis seal on, kookosrasv. Ja seal on teine riiul, kus mul on igasugused läätsed, tahiini, toorkakao, mesi. Nii, ja siis näitan ka oma teist kappi, kus mul on kuivasjad. Siin on mul Nikku vegan kohviku, selline mõnus, kuidas ma ütlen siis, vitamiini mineraalikaart. Natuke udun on see. Nüüd vist läheb. Et see on hästi mõnus. Selle mul olen kinkinud oma isale ja siis minu mees kinkis oma vanematele. Täiesti äge asi, mis võiks kõigil kodus olla. Nii. Nii, mis mul siin on? Siin on mul mingi maisi gluten-free pasta, siis on riisipaberid ja mis mul siin kappis siis veel on? Siin on mul jälle gluteenivaba maisipasta, siis on gluteenivaba lasagneplaadid. Ilmeda positasin ka ühe lasagne retsepti oma lehe peale elisalaisa.com. Täista riivleib, millega mul meeldib siis kotlite teha, herned. Siin jälle üks, see on siis tatra gluteenivaba jahusõgu. Et sellest ma ilmeda proovisin ka mingid asju teha. Siin on mul pruun riis ja siis siin on kruubid. Neid ma praegu ka väga ei söö, sest jällegi üritan gluteeni vältida. Siin on mul pärmihelbed, annab hästi juustuse maitse. Siis siin taga, mida ma vahepeal kasutan, on siis selline muna asendaja nii-öelda. Et ma mäletan, kui oli vist üks supilusikas seda, üks supilusikas vett või 2 ja see võrdub siis ühe munaga. Mingis küpsetist selles kasutada näiteks. Nii, ja siis on veel seal mingi huvitavaid asju. Ja nüüd vaatame siis, mis mul külmkapis on. Nii, siin on siis erinevad mingid juurviljad, tomatid, siis ostsin neid mis iganes nende nimed olid need, asparaguseid ja siis šampinjonid, siin on mingid purgid. Siis ostsin riivitud köidupeetit, et ma tegin eelmedal hästi häid peedikotette ja tahaks teha retsepti, selle teile pildistada, et siis teie saaksite ka retsepti. Siis on brookoli, mulle hästi hullult meeldib praegu. Siis majoneesi asemel kasutan mina sellist asja, sojasalatikaste. Ja siis teine majonees on mul ka tegelikult. Selle ma ostsin Mahemarketist. Siis selline. Nii. Siis on mul erinevad salatid, roomasalat. Siin on kaerapiim, siin on sojakoor. Alpro sojakoor on minu arust kõige parem. Taimne koor. Nii, siis seal all on sibulad. Seal on üks maguskartul. Ja siis siin, täna Mahemarketist ostsin selle riisi vahukoore, et seda ma olen proovinud. Et prooviks ka siis, mis see on. Ja siis see on minu lemmik tofu on see. Selle ma sain ka nüüd Mahemarketist. Näiteks Tartu tervisepesas on ka see olemas, et hästi hea. Nii, siis mis meil siin veel on? Siin on mingid rohelised asjad, mis ma kasutan. Ja siin on siis sojapiim, mis ma ostsin. See on ka esimest korda ostsin seda, et tavaliselt ma söön rohkem kaerapiima või joon. Ja see on siis praeguseks kõik. Et tegin lihtsalt sellise lühikese videod, mida ma söön, mida ma endale koju ostan. Ja loodan, et teil oli lõbus. Tšau!